Südamlikud tervitused, armsad valgusolendid ja tere tulemast Valguse kanalile. Mina olen Kaia-Liisa Reinut. Ja täna ma tahaksin rääkida sellisest teemast nagu vaimne tervis. Kuna ma töötan ka mingil määral tervendajana, mingil määral selles mõttes, et ma võtan vastu ainult 2 päeva nädalas inimesi ja kui ma vaatan tagasi nüüd kõige selle aja peale, see 12 aastat, millal ma olen tervendajana töötanud, siis ma näen hästi suurt muutust inimeste probleemides, millega nad minu poole pöörduvad. Mina ei tea, kas teistel tervendajatel on samad teemad, samad tendentsid, aga minul on, kui mul varem oli, siis kui ma alustasin, oli hästi palju füüsilisi probleeme, selliseid kergemaid probleeme, siis nüüd on, kui füüsilised hädad on, siis nad on pigem raskemat laadi. Ja hästi palju on juurde tulnud vaimseid hädasid, näiteks suhteprobleemid, mis on selline, ütleme, kergemat sorti võrreldes teiste vaimsete probleemidega, aga suhteprobleeme on hästi palju ja kõige rohkem on depressiooni, masendust, ärevushäireid, foobiaid, hirme, bipolaarset häiret ja nii edasi, et need on need teemad, mis on viimase 12 aasta jooksul väga süvenenud, mis ma näen. Ja inimesed on ikka päris hädas. Ja see kõik on hästi loogiline, et me oleme sellisesse seisu sattunud minu meelest, sellepärast, et meid on ju hoitud tumedate jõudude poolt järjest enam haigetena, nii füüsiliselt kui vaimselt aastakümneid. Mina mäletan seda, et kui mina olin laps, siis olid hoopis teistsugused haigused. Allergiaid ei olnud ja selliseid hingamisteede, hästi palju on tekkinud juurde allergiaid ja see tähendab seda, et me oleme pidevalt tarbime ise meile kahjulikke aineid nii füüsiliselt kui ka väljastpoolt keskkonnast omastame neid siis läbi hingamise, vee, toidu ja nii edasi. Ja see, mis ma näen praegu, on see, et kui meid viirus ei tapa, ta ei tee ju seda, sest see on tavaline gripiviirus, siis meid esiteks tapab meid kõige rohkem hirm. Ja teiseks, kui vaadata maailmas surmasid, see, mis on viimase aasta jooksul või 1,5 aasta jooksul inimkonnas olnud, siis viiruste arv viirustesse või gripi suremuse arv on vähenenud ja kasvanud on depressioonidesse ja enesetappudesse haigestumine ja enesetappude läbi suremus. Ja see on märk sellest, et me oleme inimestena sotsiaalsed karjaolendid, selle heas mõttes. See tähendab seda, et me peame saama inimestega suhelda mitte nutiseadmete kaudu, vaid füüsiliselt kontakti omades, ühes ruumis olles, teineteisele silma vaadates, naeratades, sellest energiast saades jõudu ja väge enda sisse. Ja see, mis tekib, nüüd ma olen näinud, mis tekib nagu kursustel koha peal selles kollektiivväljas, selles väikeses kollektiivväljas, mis kursuste inimeste vahel tekib, et see on selline asi, mida see on asendamatu. Ja ma näen seda, et üha enam on vaja, kuigi ühiskond liigub justkui nagu sinna poole, et me inimestena suhtleme üha vähem, meil on nutiseadmed, me oleme pidevalt nutiseadmetes, siis tegelikult me inimestena vajame seda, et me suhtleks näost näkku. Me vajame lähedust, me vajame seda tunnet, seda läheduse tunnet ja me vajame kallistusi. Kuskil mingites uuringutes on kirjas, ma ei mäleta absoluutselt, millises uuringus ja kus kohas see oli, aga see oli tõestatud, et need inimesed, kes kallistavad vähemalt korra, saavad kallistatud vähemalt korra päevas, on füüsiliselt palju tervemad, emotsionaalselt tasandist rääkimata.
ja see tähendab ka seda, et praegu eriti nüüd, kui maailmast hakkavad toimuma hästi suured muutused, niikuinii on vaja neid magajaid toetada, aidata emotsionaalselt, siis seda enam on meil vaja olla nii-öelda energiatöötajad ja kõik valgusolendid, kõik, kes me oleme ärganud, toetada psühholoogiliselt ja aidata kõiki neid, kes on meie lähedal ja kõiki neid ka, kes on lihtsalt meie ümber, ükskõik, kas see on siis poes keegi inimene, kellele me lihtsalt naeratame vastu ja saadame heatahtliku pilgu või siis rääkides ja aidates. Ja kõige võimsam aitamise viis, mis ma olen ise kogenud ja mida ma õpetan ka oma kursustel, nendel kursustel, mis kristalliteraapia, kristallireiki, mis õpetab nagu inimeste tervendamist ja sisemise tarkuse kooli baaskursustel 1. ja 2, siis ma õpetan seda, et me psühholoogiliselt saame aidata ja toetada neid inimesi kõige-kõige paremini, kellel on täpselt need samad seisud ja olukorrad, mis meie oleme juba läbi teinud. See tähendab seda, et me oleme ainsad inimesed, kes suudavad selliseid inimesi, kes on hädas, täielikult mõista. On need inimesed, kes on samas olukorras olnud. Ja need on kõige võimsamad tervendused ja hea uudis on see, et minu juurde satuvadki need inimesed, kes on nendes olukordades, kus mina olen juba läbi käinud. Ma olen see on minu minevik olnud. Ma tean täpselt, mida inimesed tunnevad. Ma tean täpselt, mis nad kogevad, läbi elavad ja läbi selle mõistmise empaatia lisandub nagu sellesse tervendusse väga-väga palju miskit, seda nii-öelda justkui nagu miskit, aga see on energia ja see on armastuse energia. Ja need, kes vaatasid minu pühapäevast seminari, Valguse kanali seminari, mis just seda teist osa, siis me tegime läbi ka selle füüsiliselt selle protseduuri ehk siis armastuse saatmise ja igaüks võis kogeda seda, et kuidas see armastuse energia tõepoolest mõjub, muudab, kui võimas see on ja meil kõigil on see võime olemas. Ehk siis ma tahan seda öelda, et meil kõigil seisab ees teiste inimeste aitamine ja toetamine, lihtsalt kas või ära kuulates, silma vaadates, noogutades, naeratades ja pärast kallistades. Sellest piisab. Ja eriti, ütleme nii, et see on kõige lähiaja kõige tähtsam ülesanne nendele, kes on juba ärkvel ja kui te tunnete, et ma ei tea, kuidas ma saaksin kasulik olla ja mida ma saaksin teha, siis meil on olemas elukogemus, meil on olemas meie minevik, mis on kõige suurem väärtus, saab olema tulevikus läbi selle mineviku nende kogemuste tervendada, aidata ja toetada teisi inimesi. Nii et see oli tänane teema, mis ma tahtsin teiega jagada ja soovin teile ilusat päeva tänaseks ja kõikidest järgmisteks päevadeks. See keel läheb juba sassi, aga meie kohtume õige pea juba Valguse kanalil. Nägemist!